mul oli kogu aeg nagu hästi palju asju teha ja minu see tegevuskava nägi välja selline, et ma nägin ühte asja, ma hakkasin seda tegema, siis ma pöörasin korra pilgu kõrvale, mul meenus üks teine asi, siis mis on vaja ruttu ära lõpetada, siis ma läksin seda lõpetama. Samal ajal ma võib-olla kummardasin, vaatasin, et jube palju tolmu on maas, siis ma olin juba tolmuimejaga, käisin kodus ringi, siis oli lapsel midagi, siis helises telefon ja niimoodi see käis päevast päeva ja ma ei saanud mitte midagi tehtud peale selle tolmu võtmisest. Et see oli ainukene efektiivne asi, aga kõik tööasjad ja sellised, ma enam ei mäletanud, mis mul pooleli jäi, kus mul pooleli jäi ja miks mul pooleli jäi. Kuidas see sind tundma pani, Kaisa, kui sa nagu niimoodi tegid? Ma arvan, et see lõpuks mõjub enesehinnangule halvasti, sellepärast, et sul ei teki seda niinimetatud hea lapse efekti, et sa ei saa millegi kohta öelda, et vot, selle ma nüüd saan listist maha tõmmata ja see on valmis või näed, et ära tegin. See on nagu pettumus iseendas või ma ei tea, nagu frustratsioon. Kui sa nüüd selle süsteemi enda jaoks nagu toimima panid, et mis siis muutus? Ma olen kogunud sinna kogu selle vajamineva info, mis mul muidu oli laiali kuskil ühes märkmikus ja teises märkmikurisse. Nüüd ma täidan oma kalendrit oluliselt rohkem.